mina tulin Florasse 93 vist oli, kool lõppes mul, keskkool. Ja sõber Toomas Tohver oli juba ees ja tema soovitas mind tollasele Flora klubi juhile Aivar Pohlakule. Ja noore poisina ma tulin siis Tallinnasse ja Flora treeneriks tollal oli leedukas Kotovas, Raimondas ja tema käe all ma sain ka esimesed ristsed siis meeste jalgpallis kõrgliigas Eestis. Ja siis edasi juba tuli meil treeneri vahetus, tuli Roman Nubakivi ja siis mind saadeti mingiks ajaks Pärnu Tervisesse, vist oli selline võistkond, kus ma nagu karastuksin ja mehistuksin. Kuni siis toimus järgmine treenervahetus, siis tuli Teitur Tordasson juba ja siis tema valikus ma kuulusin juba pidevalt järgmised 4 aastat. Eks see algus ole ikka noorele poisile võõras linnas, suures linnas, rasked treeningud, sellepärast et Roman Nubakivi stiil oli selline vanakooli stiil ja selliseid füüsilisi treeninguid ma ei olnud elu sees kogenud. Ja paljud tegelikult lõpetasid oma karjääri sellele, et lihtsalt ei pidanud tervis vastu. Eks see algus oli raske, aga tööd ma ei ole kunagi kartnud ja trenni teha mulle meeldis, nii et tänu sellele siis lõpuks ma ikkagi pinnale ujusin, kui Tordasson lõpuks oma valikut tegema hakkas. 98. aasta karikafinaal. Ausalt, see on nii pikk aeg tagasi, 22 aastat juba, et sellest mängust ei meenu mulle küll mitte midagi, et mulle võib-olla meenub see, et see oli nagu Kuressaares, ma tean, ja et seal vist oli pärast mängu oli mingisugune, no tõenäoliselt oli autasustamine ja vist oli veel mingi koosviibimine, aga rohkemat ma küll praegu silme ette pilti ei tule ja mälusopist ma midagi välja ei nopi, isegi seda väravat mul on väga raske meenutada, mida ma väidetavalt olen löönud, eks ole, et see on ikka piisavalt pikk aeg, et uued mälestused ja uued emotsioonid tulevad peale, et 1993. aasta selline meistrivõistluste lisamäng, et selgitada meister, toimus siis Kadriorus ja enne seda mängu oli meie kui mängijad, Flora mängijad, meieni jõudsid igasugused kõlakad, et vastane võib-olla ei tule täiskoosseisuga või mis iganes. Aga me püüdsime nagu sellest üle olla, et mingisugune jalgpalliväline tegur seal oli õhus. Ja kui me lõpuks siis nägime mängu protokolli enne mängu, et siis oligi, et seal vastaste põhimängijaid minu mäletamist mööda väga palju ei olnud. Et noor Martin Kaalma oli vastastel väravas ja mina siis Roman Nubakivi usaldas mulle ründajapositsiooni. Ja esimese poolaega jah, mul õnnestus 3 väravat ära lüüa ja üks oli veel nurgalöögist seljaga värava poole, kus ma siis tõstsin peaga palli üle Kaalma. Aga edasine oli see, et vaheajal Roman Nubakivi ütles, et sinule poiss aitab küll, et sa lõid 3 väravat ja las teised mehed ka mängivad ja selle mänguga oli, selle poolaeg oli see mäng siis minu jaoks mängitud. Et muidugi ründaja jaoks on oluline väravaid lüüa ja see tunne on väga võimas, kui sa lööd väravaid ja su võistkond võidab ja sa tunned, et sinust on kasu oma võistkonnale, et olenemata, kes on vastane ja mis tasemel sa mängid. Karikamängud on ikka erinevad oma iseloomu poolest ja oma sellise, võib-olla mõnel võistkonnal ongi karikamäng ainuke võimalus mingisuguseid tiitleid või karikaid võita, et 3 punkti või ütleme mängu võit pikas perspektiivis meistrivõistlustel sulle ju ei pruugi anda meistritiitlit. Aga kui sa suudad näiteks 3 või 4 mängu karikasarjas niivõrd hästi keskenduda ka tugevate võistkondade vastu ja anda endast kõik ja meeskond annab endast kõik või võistkond, et siis on šansid nagu mingid karikat või tiitlit võita on palju suuremad, et karikamängud on alati nagu sellised natuke teistsuguse lähenemisega, et paljudel karikamängudel on ju ühest mängust sõltub kõik, et
kas kõik või mitte midagi, et mingil ajal olid, eks ole, kodus võõrsil, aga noh, siis oli tõenäosus, et tugevam võistkond võidab või läheb edasi, oli suurem, et kui mängitakse ühest mängust, siis 90 minuti jooksul võib kõike juhtuda ja mulle väga meeldib, kui nii-öelda outsiderid ehk siis nõrgemad võistkonnad näitavad oma hambaid ja teevad suurematele nii-öelda jutumärkides suurematele haiget. Et mõnikord ka suuremad ise annavad selleks võimaluse, kasutades võib-olla mängijaid, kes ei saa nii palju põhivõistkonnast mänguaega ja siis karistatakse see näiteks ära. Aga see annabki sellele asjale võlu, et ka väiksemate linnade või väiksemate klubide võistkonnad saavad ennast näidata ja saavad tunda tugevamate liigade sellist taset, et mis see siis tähendab kõrgel tasemel jalgpalli mängida, et mulle see väga, väga meeldib.